Suveraadio. Oli september aastal 1988. Suur üritus Eestimaa laul kutsus rahva lauluväljakule ennast vabaks laulma. Saabusid kümned ja kümned tuhanded, kokku loeti rahvast üle 100 000. Seda üritust juhtis telemees Rein Järlik. Ja selle suure kontserdi ajal Eestimaa laul jäi veel siis taas iseseisvumiseni 20. augustil 1991 veel 3 aastat. Veel 3 aastat läks aega, et Eesti rahvas saaks laulda ja veel kord laulda ja ennast vabaks laulda. Läheme nüüd lauluväljakule aastal 1988. Oli september. Nagu kaunis heli kandlekeelest, nagu lõõkese lõõriv hääl, nagu laulud linnu lahkest meelest, nagu kellakõlin aasapääl. Süda sulab, mõnul mõlgub meel, kõlad kõrvu Eesti emakeel. Me olime siin sama suurel või peaaegu sama suurel hulgal 17. juunil. Me oleme nüüd jälle. Eile lõppenud Keskkomitee pleenumilt jäi kindlasti paljudele hinge Vaino Väljase ettekanne. Mitte sellepärast, et see oli mitte sellepärast, et see oli vaba poliitilisest sõnavahust, et ta oli vaba kulunud ja närtsinud loosungitest, vaid just sellepärast, et Vaino Väljas pidas selle ettekande meie hulgast, mitte meie kohalt, kõrgelt ega meist kaugelt. Seetõttu nägi ta meie elu täpselt samas valguses ja sama nurga alt, nagu oleme seda näinud meie, Eesti rahvas, kõik Eestimaal elavad inimesed. Vaino Väljas viibib praegu siin lauluväljakul meie keskel. Kui me 17. juunil olime siin lootuste tärkamise ajal, siis nüüd oleme lootuste võrsumise ajal. See on ilus aeg. Aitäh teile kõigile, et te tulite ja aitäh, et teid nii palju tuli. Sõna on ühel korraldajatest, Rahvarinde algatuskeskuse liikmel Edgar Savisaarel. Lauluväljak on koht, kus rahvas küll erinevatel põhjustel on tihti koos käinud. Kuid koguneda siia poliitilisele manifestatsioonile, see on selle aasta märk. Meie ajal peabki poliitika olema lahutamatu kultuurist. Kultuur on demokraatia tingimuseks, demokraatia omakorda avab valla uksed
tõelisele kultuurile. Selle sümbolina astuvadki täna laul ja poliitika käsikäes ning jätkugu meil seda laulu ja seda kultuuri täna õhtul siis Eesti laulu ja Eesti kultuuri edaspidigi. Muidugi meenub augustikuu 20. kuupäev meile kõigepealt iseseisvumise taastamise päevana. Nüüd ka siis riigipühana, millega tähistatakse Eesti Vabariigi uuesti iseseisvumist de facto. Et sel päeval siis faktiliselt iseseisvumine taastati. 1991. aasta selle päeva õhtul kell 23.02 võttis Eesti NSV Ülemnõukogu vastu otsuse riiklikust iseseisvumisest. Tsitaat jutumärkides nüüd iseseisvumise dokumendi nimi tuleb. Kinnitada Eesti Vabariigi riiklikku iseseisvust ja taotleda Eesti Vabariigi diplomaatiliste suhete taastamist. Sellise pealkirjaga dokument võeti siis vastu 23.02 ja 1991. aasta 20. augustil. Uudis hilisõhtusest erakordsest hääletamisest ühe liiduvabariigi parlamendis levis muidugi kohe üle kogu maailma. Ta omandas hetkega tohutu tähenduse kogu rahvusvahelise üldsuse jaoks. Oli alanud Nõukogude Liidu tegelik lagunemine. Täna 19 aastat tagasi 20. augustil 1991. Kui tuli teade riigipöördest Moskvas, polnud enam kahtlust, et Tallinna tulevad tankid. Küsimus oli ainult selles, kui kauaks ja mida nad siin tegema hakkavad. Kui palju on nende jõul võimalik ajaloo ratast tagasi pöörata. Tankide saabumine 20. augusti keskpäeval oli hall ja ilmetu, ent situatsioon oli etteaimamatu ja ängistav. Tallinna elutähtsaid keskusi kaitsesid tuhanded inimesed. Sel ööl tunnetati ilmselt kõige teravamalt, mil määral sõltub Eesti saatus sellest, mis toimub Moskvas. Sõjaväelased jäid esialgu kasarmatesse. Vabaduse väljakule ka korraldati mõni tund hiljem protestimiiting. Kas me jääme ootama igaüks oma kodus kinnise ukse taga ja loodame, et ehk läheb see karikas siiski seekord meist mööda või tõuseme püsti päi ja ütleme selge ei ise hakanud võimumeestele. Blokeeriti tänavaid ja valmistuti halvimaks. Üks on ometi selge. Seekord tehti Eestis ainuvõimalik valik. Lugupeetud Ülemnõukogu, kes on selle poolt, et võtta vastu Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus Eesti riiklikust iseseisvusest, palun hääletada 53 häält. Kõik saadikud mäletasid veel selgelt jaanuarikuiseid veriseid sündmusi Vilniuses ja Riias. Selle ettepaneku poolt on 69 rahvasaadikut, vastu ja erapooletuid saadikud ei ole. Otsus vastu võetud. Eesti taasiseseisvus kuulutati välja kell 23.02. 21. augusti varahommikul hõivasid dessantväelased Tallinna teletorni alumised korrused. Telesaated katkesid, kuid raadio jätkas tööd. Rahval oli pidev ülevaade toimuvast. Teletorni juures üritati aga viimase minutini pinget üles kruvida.
teletorni saatekeskust ei õnnestunud vallutada. ...21. augusti keskpäeval korraldati 2 tundi kestnud poliitiline üldstreik. Sel ajal hakkasid tulema teated, et riigipöördekatse Moskvas on läbi kukkunud. Veel enne päikeseloojangut lahkusid soomusmasinad teletorni juurest ning samal ööl ka Tallinnast. Balti riigid olid jõudnud tagasi maailmakaardile. Eesti taasiseseisvus 20. augustil 1991. Palju õnne meile kõigile! Vaadates tagasi nende ajaloopäevadele tuleb kinnitada või tuleb tunnistada, et miski nagu siiski ka kripeldab. Maarjamaa enda inimeste jaoks on muidugi 20. august väga tähtis, tema tähtsust on võimatu üle hinnata. Üks tähtsamaid otsustamisi väikerahva ajaloo kestel üldse. Kuid just siin astub mängu eestlasele iseloomulik väike kadeduse uss, ei tea kui väike ta ongi. Üks seltskond ehk kodanikkonna esinduskogu Eesti Komitee ei tahtnud kuidagi tunnistada, et 10 000 haarav rahvarinne legendaarse pealiku Edgar Savisaare juhtimisel sai vabadusliikumise peajõuks ja selle mootoriks. Ja ka seda ei tahetud tunnistada, et riikliku iseseisvumise kuulutaks Toompea lossis välja Eesti NSV Ülemnõukogu. Eesti Komitee, mida juhtis tol ajal Tunne Kelam, selle seisukoht oli, et Ülemnõukogu on nõukogulik haldusorgan, kes ei tohi ise üldse midagi olulist muuta ega riigi staatuse kohta otsuseid langetada. Selline seisukoht oli Eesti Komiteel. Reaalsema poliitika esindajad mõistsid aga, et iseseisvust saab välja kuulutada vaid siiski parlament, mitte aga kodanikke ühendav vabatahtlik kogu. Ja pärast pikki kõnelusi jõutigi järeldusele, et Ülemnõukogu teeb oma otsuse kooskõlastatult Eesti Komiteega. Ja samal õhtul otsustatigi moodustada ka põhiseaduse väljatöötamiseks põhiseaduse assamblee. Sellegi koosseisu delegeeriti nii Ülemnõukogu kui ka Eesti Komitee Eesti Kongressi liikmeid. Ja pärast ajalooliste otsuste vastuvõtmist selgus siiski, et Eesti Komitee selle otsusega väga rahul ei olnud, proteste kostus mitmelt poolt. Ja pärast selle otsuse vastuvõtmist õhtul siis, kui hilja õhtu tänavale minna, võis juba näha loosungeid Tallinna tänavatel pealkirjadega surm savisaarlastele ning maha rahvuslikud reeturid. Viimasel hetkel astutud sammud Ülemnõukogu ja Eesti Komitee koostöö suunas ei meeldinud ka paljudele rahvarinde aktivistidele. Nii et ühelt poolt ei meeldinud asi Eesti Komiteele, teiselt poolt ei meeldinud see kompromiss ka kõigile rahvarinde liikmetele. Otsus Eesti riiklikust iseseisvusest põhines ju Eesti Vabariigi õiguslikul järjepidevusel ja eeldas, et õiguslik järjepidevus polnudki vahepeal 50 aasta jooksul katkenud. Taolise seisukohaga aga pole nõustunud tänaseni muide kaugeltki mitte kõik ajaloolased nii Eestis kui ka väljaspool meie riiki. Et neid arvamusi on väga mitmeid ja kriitikud väidavad, et 50 aastat Nõukogude võimu muutis ühiskonda, demograafiat ja õigussüsteemi liiga sügavalt, et seda saaks juriidiliselt olematuks pidada.
Ja sama leidis ka Savisaar, et taasiseseisvumise leppe puhul tehti Eesti komiteele liiga palju järeleandmisi, mis omakorda tõukasid suure osa Eesti rahvast viletsusse. Algul oli see nagu ootamatu arvamus, aga hilisem elu ja asjade käik, ülekohtune omandireform, mille käigus 70 000 inimest kaotas oma kodu Eestis ja ühiskonna räige varanduslik kihistumine kinnitasid seda, et Savisaare ettenägemisel oli õige põhi all. Ta nägi paremini tulevikku kui mitmed teised. Õigusjärgsuse küsimus ajas Savisaare ja Marju Lauristini, vanad võitluskaaslased ju muidugi, omavahel põhjalikult tülli. Lauristini Eesti komitee suunalise tegevuse tulemusena võitsid Savisaare hinnangul need, kes restitutsioonipoliitikas kasu lõikasid. Näiteks paljud rahvuslased, välismaal elavad eestlased ja paljud igatpidi selliste mittepuhta südametunnistusega ärimehed. Kaotasid aga kodueestlased ja sundüürnikud, nagu ma juba ütlesin, neid oli 70 000 umbes, ja kaotasid ka need, kes siis nii siin Eesti Vabariigis, Tallinnas, Tartus või Põlvas olid elanud ja oma vabariiki alles hoidnud, või ka need, kes olid Siberis olnud 50 aasta jooksul seal palju kannatusi üle elanud. Nii et kodueestlased ja omandireformi ohvrid ja paljud Siberis istunud, vangilaagrites istunud inimesed nagu kaotasid selle ühise Eesti komitee ja Rahvarinde otsusega. Ja neile, kes siin siis seda Eesti Vabariigi kodumaal alles hoidsid ja püüdsid hoida ja selle eest ka võib-olla kinni istusid, neid nüüd hakati süüdistama vaikiva koostöö eest punastega. Ja nende inimeste siis ühesõnaga nende põhieestlaste, kes siin kogu aeg kohapeal olnud, nende positsioon ühiskonnas oluliselt nõrgenes ja tugevnes kõvasti väliseestlaste roll. Ja paljusid siin elanud elanikke, kes siis seda Eestit alles hoidsid, hakati hüüdma endisteks. No hüütakse veel tänaseni. Ja kaotas enamik neist, siis tähendab, nagu Savisaar ütles, kes Eestit ja eestlust ka võõrvõimu aastail kodus olles alles hoidsid. Nüüd olid nad saanud nagu pilkamise ohvriteks. Ja Lauristin on tunnistanud, et tema ja Savisaare vahel toimus viimane suhtlemine ja mõttevahetus just 20. augustil 1991. Hiljem endiste võistlus- ja võitluskaaslaste teed neid enam kokku ei viinud. Nad jäidki teine teisele poolele ja kumbki ei saanud andestada, eriti Savisaar ei saanud andestada, et Marju Lauristin läks nagu tema poolt üle Eesti komitee ka liigsetele kokkulepetele. No selline ajalugu on, nii see seal päeval juhtus 20. augustil 1991 ja praeguseni on minu meelest rahva seas jäänud kestma ka üks teatav lõhe savisaarlaste ja kelamlaste vahel. Savisaarlased ja kelamlased. No muidugi hinges see kripeldab paljudel, iga päev sellest ei räägita, kuid igal aastal 20. augusti paiku puhutakse vana tule aseme sööd taas lõkkele ja jälle tulevad rahva seas kasutusele väljendid savisaarlased ja kelamlased. Oli, kuidas ajalugu läks, seda me kõik oleme näinud ja tunnistanud, kes me praegu seda saadet kuulame, aga üks on selge, Edgar sai oma päeva. Savisaare ja Keskerakonna algatusel on seda 20. augustit hakatud tähistama ikka kui Eesti taas iseseisvamispäeva. Mõned on pakkunud teisi nimesid, aga niimoodi teda nimetatakse ja nõnda on kirjas ka kalendris. Mart Laari 2 valitsuse ajal, kui jätkus Savisaare neutraliseerimine ja tagakiusamine, seda päeva riiklikult esile ei tõstetud. Keskerakond ainukesena hoidis augustisündmuste mälestust alles ja ise ka seda päeva pidulikult need algusaastatel siis tähistas, 92, 93, 94.
Ja nii ristiski rahvas augusti 20. kuupäeva Edgari päevaks. Õige pea mõistis aga reformierakondlik eliit, et nii suur püha tuleks ikka keskmeestelt tagasi võtta. Ja riiklikud hakatigi varsti korraldama mitmesuguseid sellele päevale pühendatud üritusi ja ka öölaulupidusid. Ja suurem muutus toimus 2008. aastal, kui Tallinna Lauluväljakul korraldati 19. augustil suur kontsert pealkirjaga Märkamisaeg. No taheti nagu matkida seda Eestimaa laulu, mis oli 1988. aastal. Aga huvitav fakt on näiteks, et Lennart Meri lükkas tagasi president Arnold Rüütli kutse osaleda iseseisvumise taastamise päeva pidulikul kontserdil. Lennart Meri kutset vastu ei võtnud ja külla ei läinud. Ja ta ütles, taas iseseisvumise päeva esiletõstmine kõigutab meie riikliku järjepidavuse põhimõtet. Nii ütles siis Meri. Aga mis sellest, ei tema ega mitmete teiste arvamus pole rahvale korda läinud ja seda päeva 20. augustit tähistatakse siiani nüüd laialt avalikkuses ja muidugi ka paljudes Eestimaa kodudes. Nagu ühte tähtsat päeva ajaloos ühel rahval on kombeks tähistada. Istutakse, ajatakse juttu, süüakse head ja paremat ja meenutatakse möödunud päevi. Ja Edgari päeva Keskerakonnalt ära pole võtnud keegi ja seda pole nüüd ka õnnestunud võtta, nii et Edgari päev kestab kuni tänaseni. Taevas kuumab koid ja kaob pime öö, siis laulan tõuseb priius loid ja valjub orjaöö, sest ida taevas servalla on näha koidutul ja uuel ilul säärama lööb Eesti muistre kull. Ja uuel ilul säärama lööb Eesti muistne kull. Kuid seoses selle 20. augustiga tuleme ka ühe sellise teistmoodi sündmuse juurde muidugi samal teemal. See päev sai suure poliitiku saatusliku kõnepäevaks. Ja just nimelt 2015. aasta august, see oli siis 2015, selle aasta august, sai Savisaarele lõpliku lõpu alguseks. Kevadel oli ta üle elanud üliraske haiguse, ta oli viibinud Tartu haiglas 40 päeva koomas, kuid sellest välja tulnud, ta võitis surma, ta tegi imet, keegi ei uskunud seda, kahjuks ta muidugi kaotas küll ühe jala. Aga et see mees võiks tulla tagasi poliitikasse, suutsid uskuda vaid üksikud. No Keskerakonnas me siiski uskusime. Ja ka need, kes tema surma olid oodanud, olid nüüd kindlad, et kui ta ära ei surnud, siis haigevoodist hundisilma peremees enam ei tõuse. Aga ta tõusis. 20. augustiks õppis Edgar ära proteesiga käimise ja rabas publikut
uskumatu, ma ütleksin etteastega ja oma ettekantud kõnega. Suure rahva hulga võimsa aplausi saatel, ma nägin seda väljakut ise pealt, suure rahva hulga võimsa aplausi saatel tõstis ta ennast Vabaduse väljakul kõnetooli ja pöördus kõigi eestimaalaste poole üleskutsega. Ta ütles, mina tõusin, tõuske ka teie üles. Rahvamass plaksutas ja juubeldas. Etteaste õnnestus hiilgavalt. Sõnum uueks ärkamiseks oli antud ja rahvas oli seda oodanud, sest taas iseseisvunud riik polnud kõigi jaoks läinud sama rada, millest oli kunagi unistatud. Ei olnud see Eesti selline, mida paljud ootasid. Ja siis nüüd Savisaar andis uue sõnumi uueks ärkamiseks. Kuid see sõnum ja üleskutse jõudis muidugi ka sinna, nagu öeldakse, kuhu tarvis. Mõnes Toompea lossi kabinetis ja ühes Tallinna kesklinna läbipaistmatute klaasidega majas algas järgmisel hommikul kiire askeldamine. Ja otsus sündis juba samal päeval. Otsus oli selline. Savisaare soov tulla tagasi poliitikasse tuleb nurjata, seda ei tohi lubada. Ja huvigruppe oli 2. Esiteks huvitusid sellest, et Savisaar jääks kõrvale poliitikast, muidugi teiste parteide juhid ja teised erakonnad, aga teine grupp oli ka veel Savisaare lemmikõpilaste poolt Keskerakonna sees. Nemad, need Savisaare endised õpilased, unistasid parketikõlblikust Keskerakonnast ilma oma endise õpetajata. Sest kui Savisaar poleks enam partei ees olnud, oleks olnud võimalus Keskerakonnaga minna kokkuleppele ka mõne teise erakonnaga ja minna valitsusse. Sellest noored õpilased, või ütleme nooremad, nad polnudki enam nii noored, nemad sellest unistasid. Ja nagu öeldud, juhtus see kõik see juba järgmisel päeval, 21. augustil ja oli siis ka otsus, et Savisaart ei tohi mitte mingil juhul tagasi poliitikasse lasta. Ja mis siis juhtus? 20. septembril kell 9.55 algas Hundisilmal suur läbiotsimine, mis lõppes hilisõhtul kell 23.25. Midagi olulist ei leitud, kaasa võeti palju sularaha, palju dokumente ja arvuti kõva ketas. Olen puhas kui prillikivi, ütles Savisaar järgmisel päeval peetud pressikonverentsil. Ja puhtaks ta jäigi, sest pikki aastaid kestnud kohtuprotsessil, see oli ligi üle 6-7 aasta vist oli see kokkuvõttes või kogu pikkuses see protsess, ühtegi prokuratuuri süüdistust kohus tõestada ei suutnud. Savisaar jäi puhtaks kui prillikivi. Kuid vale süüdistused, väsitav kohtuprotsess, alatu reetmine koduerakonna sees ja peavoolumeedia lõputud rünnakud tegid muidugi oma töö. Tervis halvenes, ma tahtsin öelda, ja harvenes ka kõik tema esinemised harvenesid, tervis ise läks hullemaks, energia mehel kadus ja Keskerakonna järgmisel kongressil, see oli 16. kongress Paides, kaotas Edgar parteijuhi koha. See halvas mehe enesetunnet veelgi ja väga raskelt. Ma mäletan, kuidas Edgar seda kaotust üle elas, väga raskelt. Ja nüüd algaski suure poliitiku aeglane hääbumine. Aga Vabaduse väljakul Tallinna keskel seisab Vabaduse kell. Ja see meenutab meile Savisaart ja meenutab meie läbi lähiajalugu, tähendab läbi ajaloo prisma. Ta tuletab meelde, et vabadus ei saabu ega püsi iseenesest. Pidagem teda kalliks. Need sõnad ütles avamisel, selle Vabaduse kella avamisel president Arnold Rüütel. Ja nüüd nii kujutabki 2 sireda samba, nad on sellised metall ja siis tsementsamba,
betoonsamba tähendab 2 sammast. Üks selle samba kelladest meenutab siis vabaduse sümbolit ja see kell, mis seal esimese samba otsas on, see loeb juba kätte võidetud Priiuse päevi, tähendab meie taasiseseisvumise päevi, tunde ja miljoneid minuteid, millised me oleme siis uuesti vabad olnud. Ja teine sammas elab reaalajas, näitab tänase päeva aega ja numbreid, aga sümboliseerib igavikku, ja tuletab samal ajal ka meelde iga ajahetke haprust. Kõik võib veel muutuda, tähendab, manitseb see kell, mis vaatab Tallinnaste ja kogu Eesti elanikkonna poole. Saagu sellest platsist eestlaste püha paik. Nõnda soovis projekti autor, arhitekt Leonhard Lapin. Ja samasugune mõte elas ka Savisaare pääs, et see püha paik saaks ikka püha paigaks tõeliselt. Ja 20. augustil, ma toon ühe katke Edgari kõnest, mis ta ütles selle kella avamisel. 20. augustil 1991 deklareeris rahvas suurel meeleavaldusel just siinsamas Vabaduse väljakul kindlameelset tahet luua taas oma iseseisev ja sõltumatu Eesti riik. Tookord nägi rahvarinne, rääkis Edgar Savisaar edasi, tookord nägi rahvarinne, et käest võidakse lasta ajalooline hetk ja tõi vahva rahva Vabaduse väljakule. Ta meenutas siis sellega suurt rahvakoosolekut, mis oli 20. augustil 1991, millega siis nii-öelda tuletati poliitikutele meelde, et minge Toompeale ja tehke otsus ära. Ja Edgar Savisaar jätkas. Siin ise rahvale kõneldes, rahva ees seistes, kuulasin ärevalt ühe kõrvaga kogu aeg, kas juba kostab Tondi kasarmute poolt tankimürinat. Me kartsime tankide saabumist meie rahva üritusele. Aga rahva kindlameelsus kohutas, paistab, et ka vastaspoolt, ütles Edgar. Valitses meeleolu, et tulla vajaduse korral Toompea lossi ette ja mitte lahkuda sealt enne, kui otsus iseseisvumise kohta on tehtud. Ja see tehti, mitte asjata ei kanna Vabaduse kell pealkirja Tallinnalt Eestile. Meie iseseisvus augustis 1991 algaski siit. Nüüd on jutumärgid kinni. Nõnda rääkis siis Tallinna linnapea Edgar Savisaar 2009. aasta 20. augustil, kui taas avati põhjalikult renoveeritud Vabaduse väljak. Ja väljakaevamiste käigus, kui seda Vabaduse väljakut restaureeriti ja renoveeriti, siis selle käigus avastati kiviaegse asustuse jälgi, mille vanuseks hinnati kuni 5500 aastat. Tuli välja, et see Tallinna väljak on olnud rahva kasutuses juba ammu enne Kristuse sündi. Nüüd tuleb tsitaat. Üks rahvas sai siin oma alguse, olgu see väljak meie vabaduse bastioniks. Soovin kogu südamest, et meie maa ja rahvas saab seda päeva meenutada siin ka 20 aastat ja 120 aastat hiljem. Seda ütles Edgar Savisaar, seistes Vabaduse väljakul rahva ees aastal 2009. 6 aasta pärast seistes samal väljakul, kahjuks juba proteesile toetudes, lisas ta juurde, tsitaat, Eesti väärib paremat kui see, mida praegu inimestele pakutakse. Meist peab saama rahvas, vaba rahvas, kes vaatab julgelt tulevikku ja saab ka nautida iseseisvumise vilju. Ütles ta siis 20. augustil Edgar Savisaar aastal 2015, mis jäigi tema viimaseks suureks kõneks. Meil ei ole selle ajaloolise esinemise fonogrammi. Et aga nende aastate õhustikku meenutada, kuulame üht lõiku suurest valimiskõnest, mille Savisaar pidas 8 kuud varem. See oli siis eelmise aasta lõpus, 2014 aasta detsembris, siis kui valmistuti 2015. aasta Riigikogu valimisteks. Kuulakem seda kõne, meenutagem suurt kõnemeest ja imestagem,
vähemalt mina imestan, kui päeva kohaselt kõlab see kõne 12 aastat hiljem. Ta peeti 12 aastat tagasi. Üllatavalt paljud probleemid on meil Eestis lahendamata, rahva elatusjärg ikka mitte selline, nagu peaks olema. Ja kõik need mured, mis olid siis, ulatuvad ka oma tagajärgedega tänasesse päeva. Nautigem suure poliitiku suure sisuga esinemist oma rahva ees. Suur tänu teile. Ja nüüd, austatud rahvas, tänase õhtu suur hetk. Mul on au paluda lavale Tallinna linnapea ja Keskerakonna esimees härra Edgar Savisaar. Palun! Mu sõbrad, Eesti inimesed, siin ma seisan ja teisiti ma ei saa. Nii ütles Martin Luther ja nii pean ütlema ka mina. Muidugi võib see tekitada küsimusi, et ega ometi ei ole see minu kõne kuidagi seotud valimistega. Absoluutselt on. Millest siis veel peaks rääkima Eesti suurima opositsioonierakonna esimees ja Tallinna linnapea 2 kuud enne valimisi? Kahtlemata te ei oota minult näiteks spordiaasta kokkuvõtet, kuigi Eestil on ka selles valdkonnas üht ja teist tehtud. Nii et siin ma seisan ja teisiti ma muidugi ei saa, kui pean rääkima meid ees ootavatest valimistest. Nendest valimistest sõltub, millise kursi võtab Eesti järgmiseks 4 aastaks ja sealt edasi. Kõige põletavam on küsimus, kas kindlalt edasi, nagu tahavad paremerakonnad, või teeme teisiti, nagu tahab Keskerakond. Ma olen hariduselt ajaloolane ja filosoof ja ma alustan ühe meeldetuletusega ajaloost. 2016. aasta 24. jaanuaril saab suure Eesti riigimehe Jaan Poska sünnist 150 aastat. Juba nüüd veebruaris möödub aga 95 aastat tema poolt Tartu rahu allakirjutamisest. Kuidas on Eesti Poska pärandit hoidnud? Vastus on nii ja naa. Jah, meil on jälle oma riik ja see on suur asi. Lõpuks ei ole iseseisvast ja vabast Eestist midagi kallimat, mille nimel võidelda. Kui kaob Eesti, on kadunud kõik. Aga me soovime veel enamat. Me soovime niisugust vaba riiki, mis kindlustab meie lastele muretu lapsepõlve ja kus saab väärikalt vananeda. Need on väärtused, mis ühendavad kõiki Eesti inimesi. Ühendavad meie valijaid, ühendavad teiste erakondade valijaid, ühendavad eestlasi, venelasi ja teisi rahvaid, ühendavad vanu ja noori. Kõik tajuvad praegu
kui habras on Eesti. Aga pool sajandit tagasi astusid meie hõimuvennad, soomlased, Venemaa ülekaaluka võimsusega sõjamasina vastu ja tõestasid, et ka püssitorude arvult suurema vastase võib peatada, kui endal on sisu. Poska allkirjaga Tartu rahu sõlmis Venemaa ju sellepärast, et hoolimata suurest rahvaarvust ja sõjalisest võimsusest oli end viimseni kaitsma valmistunud Eesti liiga kõva pähkel. Paraku on praegu Eesti eesotsas pikemat aega puudunud Poska tasakaalukas sihikindlus. Seetõttu on lahendamata nii suured kui ka väikesed asjad. Muuhulgas on seni alla kirjutamata piirileping Venemaaga ja olemasolev piir on lastud võssa kasvada, piirivalve laiali saadetud. Lisaks riigimehele oli Poska ka suur linnajuht. Tallinna linnapea Jaan Poska üks ajalooline verstapost oli 24. august 1913, kui avanes sellesama Estonia teatri eesriie. Kui saaksime täna Poskaga siin maha istuda ja juttu ajada, siis meil oleks millest rääkida. Mul on hea meel, et tänane Tallinn ei pea üheski asjas Poska ees silmi maha lööma. Mis on selle edu saladus? Keskerakond teeb Tallinnas paljusid asju Poska moodi. Tavaliselt tasa ja targu, aga kui vaja, siis ka järsemalt. Me tahame ka Eesti riigi tasemel teha paljuski seda, mis jäi Poskal pooleli või mida Päts tegemata jättis. Meie teeme asju teisiti. Me peamegi tegema teisiti, et mitte lõpetada jälle nii, nagu lõpetas Päts Eesti. Toonas Eesti hukutas demokraatia kadu ja seisak kõikidel elualadel. 30. aastate Pätsi Eesti vaimsust kannab täna Eestis Reformierakond, kes kutsub astuma kindlalt edasi. Aga ma küsin, kuhu veel edasi? Kas veel suurema väljarände suunas? Veel suurema elukalliduse suunas? Kas edasi sama madalate palkadega? Kas edasi sama naeruväärsete väikeste pensionidega? Edasi arsti abiga, mille ukse taga looklevad lootusetult pikad järjekorrad? Ei, mitte mingil juhul. Samamoodi jätkates me sellist riiki, nagu soovime, üles ei ehita. Meie eluajal küll mitte. Sellepärast ongi meie sõnum risti vastupidine. Teeme teisiti. Keskerakond on praegu ainus alternatiiv reformile. Meil ei ole vaja valimisvõidu korral kulutada päevagi, sest meie plaanid on valmis ja ülesanded on teada. Meie suur siht on langetada hindu ja võidelda vaesusega. Meil on oma võtmekohad, millele me seejuures tugineme. Tasuta ühistransport tuli, tasuta ühistransport nägi ja võitis Tallinnas. Sellele ei julge avalikult enam vastu astuda isegi Reformierakond. Kuid saagem aru, et eesmärk ei ole mitte see, et inimesed ei peaks bussipileti eest maksma,
vaid ikkagi see, et vähendada vaesust ja anda ka vaevalt ots otsaga kokku tulevatele peredele leevendust. Eestis peab saama töötasu eest ära elada ja selleks peavad tõusma palgad ja langema hinnad, mitte nagu praegu, kus palgad seisavad paigal, kuid hinnatõus on märkimisväärne. Seda selleks, et neid, kes pühivad kodumaa tolmujalgadelt, jääks vähemaks. Samamoodi paigal tammudes me seda ei saavuta. Sellepärast ongi vaja uusi ja julgeid ideid. Väga tähtis on üleskutse, et igal perel oleks oma kodu. Väljarännet aitab kindlasti vähendada riiklik toetus elamu ehitusele, et tekiksid taskukohased üürikorterid, mis võimaldaks inimestel võtta vastu töökohti oma kodumaal. Nii nagu need 10 arstid ja õed, kes möödunud nädalal said uue korteri Mustamäel. Tallinnas oleme linnakassas suutnud ehitada enam kui 5000 eluaset. Paraku riik on selles töös kõrvale hoidnud. Valitsuse toega oleks taskukohas elamispinna hulk suurem ja tuhanded meie inimesed ei oleks sunnitud kodumaal lahkuda ning paljud saaksid võimaluse tagasi tulla. Sotsid räägivad nüüd ka riikliku elamuehituse toetamisest, aga ma ei usu, et Reformierakond lubab neil seda sündida ja ma kardan, et jutuks see jääbki. Vaja on Keskerakonna jõudu, et midagi päriselt muutuks ja Keskerakonnal on selleks vaja oma toetajate tuge. Mõelgem ka sellele, et me peame hoidma pöialt uuele majanduskasvule, mis jõuaks kõigi inimesteni nii linnas kui ka maal. Me näeme, kuidas Eesti praegu kaotab energiat ja hoogu. Ja inimesed lahkuvad siis, kui nad ei näe tuleviku väljavaateid. Eurotulek pidi ju siia tooma enneolematuid välisinvesteeringuid ja sellega pidid tulema ka uued töökohad. Ja hinnatõusud tulid, aga kapital ei tulnud. Mistõttu ongi palkade ja hindade suhe välja kannatamatult paigas. Miks me ei näe Eestis seda hoogu ja miks me ei näe seda optimismi, mis oli 90. aastate algul? Räägitakse jah majanduskasvust, aga ühtegi otsust, mis majandust toetaks, ei tehta. Valitsuse kinnisideeks on muutuste vältimine ning ainueesmärgiks võimul püsimine. Ma ütlen teile, nii ei saa Eesti edasi minna. Eesti peab muutuma ei-riigist jah-riigiks. Keskerakond on täna ainus erakond, kes tahab ja on suuteline terve Eesti ees taaskäivitama. Pange tähele, Eestil on meiega vedanud ja meil on Eestiga vedanud. Aitäh teile kõigile ja joondume optimismilainele, seda on meile vaja. Elagu Keskerakond, elagu Eesti!
siiski kenad männid ja kuused kaased ka. Ei hõbelat kulda, ei leidu me maa, vaid vilja kandvat mulda on küllalt igal pool. Vaid vilja kandvat mulda on küllalt igal pool. Sul oleks end andan ja truuks sulle jääb, nii kaua kui kord sureb ja oma hauda läheb. Nii kaua mina muusikat ei tõmba, muusika tõmbab mind. muusika on rõõmu jaoks, vanade ja noorte jaoks. Sa oled kaunis, oled täitsa ebamaine. Mul pole aimugi, et kuhu viib kõik see. Come back, baby, come back. meie mõnus maalähedane kraam seinast seina, muld põrandast musta laeni. 100,7 meeleolu mitu tooni.